mis neid otseselt ei puuduta, ta tõi väga hästi välja selle nüansi, kuidas inimesed ei seisa välja selle eest, mis neid otseselt ei puuduta. Väljas on -20 kraadi, toimub naiste ja laste piinamine. Vaatame, kas need vandenõu mehed on tõelised hingega mehed, kes hoolivad asjadest, mis neid otseselt ei puuduta, aga mis täiesti puudutab Eesti riigi kogu karmilist energiat ja tulevikku. Vaatame ta video ära. Teine asi siis jah, see konverents, aga ütleme paremaid näiteid siit Eestist ikkagi ei ole, me oleme ikka täielikult sellised vagurad leplikud, et iga päev anname ikka jälle ühe sõrme ära ja nii kaua, kuni lõpuks ei olegi enam ühtegi jäset otsas ja varsti tuleb hingamismaks ja siis mis seal ikka, me öliseme 2 kuud ja kurdame hädaldama, siis hakkame maksma, et nii see ongi meil siin Eestis, et paremad võib-olla näited on siin Saksamaal, meedia ei kajasta, aga Hollandis ja Saksamaal ikka põllumehed võtsid ikka kõvasti riigi ette, et see marsitakse traktoriga keskväljakule ja visatakse sinna terve kopatäis sõnnikut, et ma ei kujuta ette, et keegi meil, ei ole olnud sükest asja, tegi oleks, kui keegi läheks, sõidaks sinna presidendi palee ette ja viskaks sinna karise selle palee ette ühe kuradi laadungi ja siis läheks viskaks Riigikogu hoone ette ühe laadungi ja siis keset vabadusväljakut üks laad, ühesõnaga saad aru igale poole, Terviseameti ette üks laks ja nii edasi, et seda ei ole meil olnud kahjuks. Jaa, aga võiks olla küll, jah, mitte ainult siis õpetajad ja päästjad, vaid kõik, kellel on ikkagi kopsule maksa visanud, peaksid nagu kokku tulema ja põllumehed kapi kutsuma oma sõnnikulaatoritega ja saaks ju päris toreda siukse, kas laulupeo või midagi siukest. Ja meil ongi vaat see teema, et seda siis, kui kellegi enda, vabandust, aga nagu perset puudutab, on ju. Motomehed, ma olen ka motomees, lahedad, respekt, aga te tulete välja siis, kui bensu hind hakkab tõusma või mingi aktsiis tõuseb, aga nagu me peaks nagu rahvana suutma mobiliseeruda ka siis, kui õhus on mingisugune printsipaalne küsimus, on ju, ja siis minna avaldama lähtudes sellest põhimõttest toetust ka teistele asjadele, on ju, mis otseselt võib-olla hetkel mind ei näri. Põllumehe heaolu, põllumehed jäeti toetustest ilma, nüüd ma kuulsin. Nende, saad aru, nad hakkavad praegu plaane tegema selleks, et uuel aastal oma asju ajada on ja selleks on vaja neil juba toetused kirja saada siin juba jaanuar, veebruar, märts, aprill on ja juba valmistatakse praegu ette, kes parandab, ma ei tea, seadmeid on ja mida iganes kombaine, mida seal kõik on vaja hallata on ja praegu on ettevalmistusperiood selleks, et kohe kevadel nende jaoks on see juba uksed, aga kohe, saad aru. Ja teatate nad praegu siis toetustest ilma on ja siis ühesõnaga neil saab olema väga raske ja teiseks, aga otseselt see mind ju ei puuduta, see väljendub jälle kallimast toidu hinnas ja nii edasi, on ju Lidli kaupa rohkem, Eesti tootjad vähem, aga kuna see mind ei süga, siis ma välja ei lähe. Aga kui põllumehed praegu tuleksid traktoritega välja, siis minu kohustus on minna ka välja sinna, kui ma saan aru asjast. Aga et meil on see täiesti puudu, vaata, mind praegu ei süga, ma olen tööle. Savi. Jah, ja kuidagi seda rahvale selgitama, et vahet ei ole, mis toimub, nagu majandusega on ju täpselt samamoodi, et mingid aktsiaturud kuskil kukuvad kokku, mis see mind huvitab, et ma ei ole kuskil investeerinud, eks ju, aga sa ei saa aru siis, et see puudutab ju kõiki valdkondi või energia mingid hinnad või vahet ei ole, mis. Ja siis ongi, aga siis näiteks sellistel inimestel ei ole õigust, minul on õigus hädaldada, sinul on ka õigus hädaldada, aga need inimesed, kes tulevad ja hädaldavad, näiteks täna, oi poes on kallis hea tükk, vaata, aga sa koroonapiirangut kiitsid heaks või? Aga sinul ei ole õigus hädaldada, kõik sina üldse hädalda, sina maksa, mine vali, Kaja Kallas, maksa ja ära mingu. Saad aru, see on tagajärg, seal toimunud asjad tagajärg, millele meie põhimõtteliselt vastu seisime, mägime dominoefekti, suutsime natukene järeldada, analüüsida. Sina ei suutnud, sa oled kadunud täiesti nagu lambukene, on ja oi, piirangut tuleb teha, aga kalli liha eest ma palju maksa ei taha, vaata. Saad aru, sellised inimesed ärge üldse hädaldage, lihtsalt eksisteerige siin ja veeretage vaikselt lõpuni ära ja. Just, jah. Naljaga poolest siis kõike head ei saa, sa ei saa maski kanda ja loota, et toit läheb odavamaks. Just, nii ongi. Jah, nagu ma ütlesin, hea energia, aga siin ma sooviks lisada. Elvis Brauer ei saa aru, et tegelikult mis on toimunud viimastel aastatel farmeritega, mitte põllumeestega, farmeritega, sest
inimene, kes tuleb protestile kohale ja viskab kopaga loomasõnnikut, on farmer, mitte põllumees. Põllumees on, kes kasvatab kartulit, puuvilju, juurvilju. Aga mitte teravilja, mis on relvatoit. See on põllumees, kes kasvatab puuvilju, juurvilju. See, kes kasvatab loomi, on farmer. Ja mis hakkab toimuma, on 15-minutilised linnafarmid, kui me ei hakka siin tähele panema, et väljas on -20 kraadi ja toimub piinamine Eesti riigis. Ja ma jõuan selleni. See on number 1. Need olid relvatoidu farmerid, kes on torgitud. Number 1. Nad on torgitud. Zombies, okei. Nad torgivad oma loomi. Netherlands. Ja kõik see samune jant toimub Iirimaa farmeritega. See samune skandaal, sellest eriti ei kajastata, aga Iirimaal on samasugune mumbo-jumbo. Ja need on farmers, kes tegelevad relvatoiduga. Liha, piim ja teravili. Okei? Need ei ole põllumehed. Nad on torgitud, nad torgivad oma loomi ja neil on täiesti ükskõik, mida sina oma lastele sisse toidad. Ja see on all since 2010's swine flu, basically. Ja kõik inimesed on juba seda torgitud loomatehnoloogiat täistanud nendele hulludele farmeritele, kellele on üle makstud. Mulle öeldi Eestis, et need samused relvatoidu farmerid on viimastel aastatel ujunud rahas. Relvatoidu, mitte põllumees, kes produtseerib puuvilju, juurvilju, kartulit, tatart, vaid farmerid on ujunud raha sees, neil on üle makstud. Miks? Sest toimub rahva mürgitamine. Ja relvatoidu alla kuulub teravili ka, mis on wheat ehk nisujahu, rukis, mis on puhas relvatoit. Biokeemilise aspekti koha pealt võttes. Miks nad ujuvad rahas, sest plaan oli ette valmistatud, et kui inimene hakkab vastu haukuma nende piirangute vastu ja torkimise vastu, siis tuleb hakata inimestele sisse söötma seda torgitud looma. Mulle tekib selline tunne, et Elvis Brauerile on kurtnud keegi kohalik põllumees ja tema on hakanud seda juttu korrutama, seda süsinikoksiidi maksu ja carbon emission rohepöörde asja. Eestis on mingi huvitav trend, replicators. 2020 ma tulin terminiga välja, replicators. See on see inimene, kes on nagu siuke metallist ämblik ja ta paljuneb. Replicator ja kõik see jutt isegi on hive mind replicator, 6-nurkne siukene herilase comb. Replicators ja mul tekkis see tunne siin Elvis Braueriga, et ta nagu ei saanud aru, et toimub laste mürgitamine ja need on ka piimatooted. Türi Arkmas toimub naiste piinamine. Ta ütles, et kui räägime ausalt, ma räägingi ausalt siin nüüd, see ongi ausalt rääkimine. Ta ütles, et räägime kõigest siis pedofiili. Good, see on väga hea, see on väga hea. Meil on vaja sükst energiat, aga räägime siis ausalt. Ja nendele farmeritele maksti, mida rohkem nad pritsisid oma rukist teravilju, neile anti Euroopa Liidu poolt raha ja seda pandi ja nüüd tõmmatakse see juhe plug out. See juhe tõmmatakse välja.
Sest töö on juba tehtud, inimesed on seda tehnoloogiat täis, nii kes on siis süüdi, kas Kaja Kallas on süüdi selles, et sina toidad oma lapsukesele torgitud looma, milles on tehnoloogia, milles sa aru ei saa, see on nagu ticking bomb. Sa teed ju nende eest töö ära. Toimub selline asi, et eliit tahab, et me elaksime maailmas, kus oleksid kõik puud maha raiutud, 5G postid igal pool, lehmasõnnik igal pool, lehmasõnniku hais, selle asemel oleks taimne väetis, nagu täismõistuse juures inimesed kasutavad, nagu meie kasutame meie aias. Taimne, see on, kuidas see planeet formeerus muideks taimse väetisega, mitte lehma sitaga. Ja siis nad tahavad, et iga nuka peal oleks looma tapamaja ja see adrenochrome energia ja see morphogenic energy field, mis paiskub sadade kilomeetritesse, see piinaenergia, mis toimub Türi Arkmas. Sütsid räägime ausad, ma räägin ausad, ega ma ei ründasin, ma lihtsalt väljas on -20 ja mitte ükski inimene ei iitsata, mis toimub, mida ma olen näinud, palun vaata. Kui sa mind ei usu, mine kohale ja vaata, seda on võimalik, kui sa tõesti tahad ja ma olen nõus sinuga kaasa tulema. On vaja tõelisi mehi ja ongi ja varsti on siis meie täielik see limiteeritud vaba tahe on ära võetud ja tulevadki jõusse 15-minutilised need linnad või midagi sarnast ja see digipass, mis toimus tänu sellele EKRE mambo jambole, see oli see selja taga kirjutati kõik alla, EKRE oli ka selle poolt ja need digitaalpanganduse, kõik see social credit score, mambo jumbo, sellised passid hakkavad tulema. Everything is there, aga loomulikult siin juba on nagu ID-kaardina, aga varsti see asi läheb tõsisemaks, sest siis saab inimeste fonde täielikult kontrollida. Now, what are we gonna do? What are we gonna do? Et kas siis me hakkame nagu aru saama, et me mürgitame iseenda lapsi, toimub piinamine ja selle ignoreerimine lihtsalt nüüd viib asja hullemaks, sest mina räägin natukene sügavamatest asjadest ja siin tuleb nende emme sünnipäev. Ereshkigal allatum 14, 7 poissi, 7 tüdrukut, 14, 7, 7, 14. Ereshkigal allatum nende emme sünnipäev tuleb 2025 ja siin lähebki nii. Sest me elame selle high mind, me elame selle herilase kuuenurkse süsteemis ja see on masculine mehelik maailm ja siin tuleb emme sünnipäev ja siin läheb alles see trall lahti. Kas me hakkame nagu normaalseteks inimesteks ja midagi tegema? Et nagu need alles jäänud naised seal, see on kohutav, mis toimub. Netherlands, mida sa mainisid vanglaplaneedis, seal on kokku registreeritud sama palju farmeriloome kui inimesi. Kui täpsustada, aasta 2022 oli registreeritud 3,8 lehma pulli, mida kutsutakse cattle, 3,8 miljonit ja 11,5 miljonit registreeritud siga ja pluss veel mõni miljon teist farmilooma. Nii et kokku neid loomi registreeritud söömise jaoks registreeritud loomi on sama palju või rohkem
kui inimesi in Netherlands. Inimesi on 17, midagi 5 miljonit registreeritud ja loomi, ma kordan, on registreeritud sama palju. Ida-Virumaa farmer käis seal koolitusel, tema ütles, et seal on selline süsteem aretatud, et kui see lehmakari ära tapetakse, asendatakse kohe see vasikatega. Seal on selline süsteem, et kui midagi juhtub nendega, et seal on kohe tagavara olemas kõigil loomadel. Ja see, me jõuamegi siia selle punktini nüüd. Nad soovivad, nemad, kuula minu videosid, kes nemad on, planeeti, kus on kõik puud maha raiutud, 5G radiatsioon igal pool, torgitud inimesed, torgitud loomi täis, lehmasitta hais igal pool, lehmasitt igal pool, normaalse taimse väetise asemel ja loomatapamajad iga nurga peal. Sellist planeeti nad tahavadki. Kõik puud maha raiutud, radiatsioon igal pool, lehmasitt ja loomatapamaja iga nuka peal. Ja siis see viibki siis inimfarmideni välja, kui tuleb nende emme sünnipäev aasta 2025. See mees energiaplaneet, nemad ümardavad oma emmet, tema sünnipäev tuleb, Ereshki Gallallatum 2025 sünnipäev tuleb ja nemad kaitsevad seda iga hinna eest. Et selline see planeet ongi siis. Kas see on selline planeet, milles sina soovid elada, seda kaitsta? Ma kahtlen. Ma kahtlen, et sa oled selline. Sa ikka tahad ju. Sa tahad ikka ju paremat planeeti. Sa ei taha lehmasitta, puud maha raiutud igal pool, 5G igal pool ja loomatapamaja iga nuka peal. Meil ei ole vaja nii elada. Kas sa tead, millised need loomafarmeri elud on ja miks nad protestidel neid nii palju on, sest see aadlik, see esiotsa firma omanik, kes palkab neid farmeri töölisi, kes seal osa võtavad protestidel torgitud sonijad, ta on veenud enda töölised kohale tulema, et temaga seda tööstust ja kõike ja tema tulu kaitsma, mis talt järsku ära võeti, sest eliidi missioon on läbi, inimesed on tehnoloogiat täis ja sellepärast löödigi piirid valla, sest neil oli vaja aega osta, et see tehnoloogia parandada, mis läheb torgitud loomade sisse. Sellepärast löödigi kõik piirid valla, minge reisige, sööge ennast surnuks, kõik oli valmis. Siis oli kõik see samasugu abielu, ka kõik see viidi sinu see tähelepanu eemale ja anti lootust EKRE-ga, see Telegram ütles õieti seda, et mis te kaklete nende üle, nad ei ole ju meie poolt valitud, ja nii oligi, et see oli lootuse andmine, see oli see juustutükk rahva ees. Et ja anti see, anti too, kõik need maskid ja bla 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 ja lootuse andmine toimus. Kuni tehti valmis see tõsisem tehnoloogia nende inimeste jaoks, kes siis nagu ma ütlesin, kes keeldusid ja need farmerid, kes siis veensid, et neid teisi inimesi endaga protestile kaasa tulema, neid talupoegi, traktoritega, sõnnikud kopaga sinna Riigikogu ette visata, et sa pead mitte kuulama oma neid kohalikke relvatoidu produtseerijaid, kes sulle kurdavad. See raha tõmmati ära neid, sest kõik sai valmis. Ja need farmerid, need esiotsas, need omanikud, kes veensid kõiki neid ülejäänud sonijaid kaasa lööma,
et nemad elavad palju paremat elu kui sina ja mina. Nende pered on sellised, kus on peremees nad kaklevad, see on karmiline vereraha, mis nad produtseerivad ja seal ainult toimub pask. Need pered kaklevad oma vahel, neil on hea, ma kuulsin, et jah, et raha oli nii palju relvatoidu tootjatel, piim, liha, teravili, et enam laenu ei pidanud võtma, ostsid kalleid traktoreid sularahas ja viimased aastad nii oligi võrreldes tavapõllumehega. Ja nad käivad iga aastal reisidel ja nad käivad eraldi, sest nad ei kannata üksteist peres. Ja siis see naine on nii neglected ja kuna peremees on hull ja jumal teab, mis tema huvid on seal ja naine raiskab oma neid rahasid, ei tea, mis asjade peale ja laps nurub uut iPhone'i iga paari kuu tagant. Ja see samune peremees torgib neid loomi, mida inimesed toidavad endale sisse ja oma lastele. Siin ei ole mõtet... Kas sa saad aru, Elvis? Saad sa aru, kuidas tegelikult asjad käivad seal rahadega? Nii on. Oh jaa. Siin on öelnud inimesed, nad on öelnud ja nii ongi. Ja seal on puhas karmiline adrenochrome raha. Ja siin tuleb energia puhtaks teha Eesti riigis, sest see mõjutab Eesti riiki. Eesti on tähtsa akupunktuuri koha peal riik. Ja meil on aega, et see asi korda teha ja on vaja just tõelisi mehi, kes piiraks ümber need hullumajad koonduslaagrid Türi Arkmas ja nõuaks muudatust ja me peame harima ennast selle relvatoidu osas, ei ole hea meile, seda ei ole vaja. Me peame Eesti energiariiki puhastama, me peame keskenduma tõelistele asjadele ja kuidas välja seista ka nende laste ees, kes on siin riigis sündinud, neil on ka õigused. Ei piinatakse, kas südametunnistus tõesti kellelgi ei piina, kui nad kuulevad, mis toimub seal. Mingi vaadake, see ei ole normaalne, see on lausa pahatahtlik, see on kiuslik. Ülejäänud naised viidi tapamajja vorstiks ja need, kes jäeti järele, nendest lausa need karjad, see on piinamine. -20 plekkmajades virtsa betooni peal, see on pahatahtlik. Kujutad ette, mis seal veel sees seal toimub, kõnnivad mööda, nad irvitavad, ignoreerivad, see külmub ennast poolsurnuks seal põranda peal, kui nad ei saanud ju kõiki alles jätta, seal oleks pidanud konveieriga neid lehmalaipu tassima, pidi ju vorstiks ära tegema ja need, kes alles jäid, see on täiesti kiuslik ja pahatahtlik ja see ei tohi toimuda Eesti riigis. Ja siin peavad tõesti nüüd aru saama inimesed, kes on siis need vandenõu info edastajad, Anu Saagim, ma panin lisapilte, no need on Luciferian hullud. Ma saan täiesti aru, miks Andres Raid tal aastaid tagasi söödi välja, sest nad testivad inimesi täpselt niimoodi, enne kui klubisse saadetakse assistendid, testitakse inimesi, on ta kakapoju, ei ole, sööme välja ja otse ei küsita, sellepärast ta ei räägi sellest, aga kui nende spioonid saadetakse ja saadakse aru, ei, tema ei ole see member, siin ikka, ja kui vandenõu inimesed teevad koostööd tihedalt selliste inimestega, mis te arvate, mis toimub, see on hullumaja, see riik. See on hullumaja. Siin tuleb hakata laste eest välja seisma.